kirjutatud, see võib olla üks, ega seal ei ole kindlat vahendit, et noh, ma lähen mere äärde, tuleb inspiratsioon, ma lähen kirikusse, tuleb inspiratsioon või et ma hakkan kirjutama ja seda tuleb. Ei, ta ei pruugi tulla ei ühel ega teisel ega kolmandal juhul, ta on väga kapriisne. Aga noh, sellega on niisugune asi, et minul, et kui mul ikkagi juba ma tean, mida ma nüüd kirjutan, ma tahan seda, mul on juba see asi nagu sees, ma tahan rääkida, mul see jutt juba nii-öelda jookseb, siis ma ootan juba seda hommikut, et ma saan sinna arvuti taha jälle istuda ja ega ma ei tea, mida ma kirjutama hakkan tegelikult. Mul on mingid plaanid ja muidugi ta läheb kuidagi edasi, aga just nimelt, et seal alati juhtub midagi veel. Ütleme, et on hea, kui juhtub midagi veel. Sest tegelikult see, mida sa juba, mis on juba välja mõeldud ja valmis mõeldud, et selle vaat ma nüüd panen kirja. Üldiselt see on ikkagi jama, sellepärast, et see on see, mida sa juba niigi tead ja mis ei ole sulle enam huvitav, mis sa tast siis enam kirja paned. Aga vaat see, mida sa veel ei tea, vaat see on huvitav ja kui see õnnestub kirja panna või kuidagi see tuleb selle kirjutamise käigus, seda võib nimetada inspiratsiooniks, jah. See nähtamatu nähtavaks tegemine. Jah, aga mingite väliste parameetrite järgi on ta ikka ka töö, et sa, ta võtab aega ja ta võtab tegelikult ka jõudu, kuigi ta annab ka jõudu, aga kokkuvõttes ikkagi on ta paras vampiir. Et jah, aga samas, ma ei tea, mis see töö küsimus on üldse väga huvitav. Ütleme sellises klassikalises mõttes töö on ikkagi maa kaevamine. Ütleme selline, mis on alati olnud töö, päriselt töö. Ja mida ühed inimesed tegid, kes olid seda määratud tegema ja teised seda mitte mingil juhul ei teinud. Nagu mõtlemine. Jah, aga mõtlemine ja siis tekkis veel niisugune asi nagu teenistus, mis ei olnud töö, vaid mis oli, kus olid, teenisid riiki või kas sõjamees oli veel ise asi, aga ütleme pastor või mingisugune ametnik või see enam ei olnud nagu see töö, see oli ikkagi juba kõrgemal sellest maa kaevamisest. Midagi nagu muud ja tänapäeval enamus sellest tööst, mida inimesed teevad ja mille eest nad palka saavad, muidugi see maa kaevamine tegelikult, ütleme see füüsiline töö, asjade tegemine, millega me tegelikult kõik elame ja millest me elame, see on endiselt jäänud. Aga sellega tegeleb veel üks väiksem osa inimestest siin, vähemalt siin läänes. Et see töö on midagi sellist natukene juba niikuinii seletamatut ja hoomamatut. Et sellesse töömaailma see kirjaniku töö sulandub nagu väga hästi, välja arvatud see, et sul ei ole neid kindlaid tööaegu, aga seegi on juba muutunud üldse ka, et võib-olla, ma olen ka vahel avaldanud arvamust, et ma sellepärast olengi kirjanik, et ma ei ole võimeline, mis ei ole ka päris tõsi, aga kindlasti ma ei ole võimeline tegema sellist 8–5 kontoritööd, seda ma tean, see oleks mulle tõeline põrgu, ma olen seda proovinud, ma olen seda teinud, aga see oli minu jaoks nagu võimatu, see on otses mõttes võimatu. Ja ma ei haigeks ja seda ma ei saa teha, aga ma ise, ma saan ennast kuidagi ikkagi sunnitud ja mobiliseeritud ja mitte alati ja üldiselt seal ikkagi on, ütleme selle kirjaniku töö juures, ega siis ei ole ainult raamatute kirjutamine, siis sul tuleb, et üldse ära elada, kirjutada ka artikleid ja asju ja see on juba väga niisuguse töömoodi, et ta ei ole miski, mis sul on nagu pooleli ja sa lähed ja sa oled nagu elad selle sees, ei, sa pead selle väga nagu enda mõttes väga ebaökonoomne tegevus, artiklikeste kirjutamine, et sa paned sinna tegelikult päris palju, aga see tulemus on nagu hästi väike, aga selleks sa pead ennast ikkagi sundima tööle, tähtaeg tuleb ja nüüd see tuleb ära teha ja siis teed. Ja,
Tõnu, mul on küsimus, millele olen keeleküsimus, et kas sa oled suhtumisi lugenud Toomas Kalli Poolmere lõppu? Ei ole kahjuks. See on üks tore raamat, kus Toomas Kall kirjutab kevadest nii nagu Eesti kirjanikud seda kirjutaksid. Ja see on omamoodi niisugune Eesti kirjanike autahvel ja minu jaoks ka natukene nagu Eesti kirjanduse õpik võimalus aga näha kõrvalpilguga ja ka sina oled seal sees, nii et ma soovitan lugeda, väga tore lugu. Mainisid kinni jooksmist, kuidas mitte kinni joosta? Ma arvan, et ei ole võimalik absoluutselt mitte kunagi kinni joosta. See on üks osa elust, et sa jooksed ka kinni vahepeal. Sest vaata ei ole võimalik elada täiesti ettevaatlikult kahjuks, kuigi me seda võiks teha, aga see ei ole võimalik. Et me ikkagi elu kui niisugune on üks lõpmatu liialdus, riskimine, mõttetute panuste tegemine elu, oma olemuselt, geoloogiline elu juba. Et ja selle ja lõputu eksimine ja ütleme, see nii-öelda kinni jooksmine on üks osa meie niisugustest eksirännakutest või teedest. Me läheme lihtsalt liiga suure hooga kuskil suunas ja siis põmm sein on ees, eks ole. Et midagi ei ole teha, siis ma arvan, et ainukene tarkus selle juures olekski vast see, et sa siis tunnistad endale, et nüüd on minuga nii. Et sa ei püüa rabeleda, muidugi tegelikult ikka püüad rabeleda, aga vähemalt kuidagi mingisugune leppimine ikkagi on tihtipeale nagu see algus, ütleme niisugusele lahendusele, paranemisele või millele tahes. Iseenda tunnistamine või? Jah, selle olukorra tunnistamine ja ka oma nende, miks sa siin oled ja kuigi see kõik on valus ja piinlik tihtipeale, sest niisugusi lollusi nagu mina teen, need on niivõrd, see on täiesti nagu mõeldamatud ja ma tagantjärgi saan väga hästi aru. Ja ma kahtlustan, et ma isegi sellel hetkel saan päris hästi aru, aga ma ikka teen. Et jah. Kuulub inimeseks olemise juurde vist. Nojah, ja siis ju sa siis jälle lahti jooksed tasapisi. See on see, mida varem sa tunnistad, et sa ei oska seda, varem saab aidata keegi, kes oskab. Täpselt, siis tuleb ka see abi, sest tegelikult ikkagi see abi, kuidagi viisi see abi ikkagi tuleb teiselt inimeselt. Mingis niisugusel või naasugusel moel, mitte tingimata, et keegi tormab sind aitama, vaid ta ei pruugigi teada, et ta aitab, ta läheb lihtsalt mööda ja vaatab või ütleb midagi või ei ütle või et nii me oleme tehtud või mis abi meil siin ilmas siis ikka muud oodata on, kui teise inimese abi. Nähtu tulemist kas või? Jah, et keegi sind näeb, märkab su häda või mida iganes ja näed, leiadki jälle tee kuidagi välja. Jah, elad edasi ja unustad selle kinni jooksmise ja kõik ja võid jälle kinni joosta. Ma tean, et Tõnu vist on valmis ka kirjutama raamatutesse sisse ja sinu raamatuid saab täna 15 rahaga. Jah, kõik raamatud on 15. Tähendab, seal on 3 minu raamatut ja siis on Proust, kus ma olen vaid alandlik tõlkija. Ja ka sellest nüüd tuli uus väljaanne ja siis ma mõned tõin ka siia kaasa. Ka üks küsimus. Siin oli enne juttu uue loomisest. Et mingis mõttes on seda keeruline planeerida ja mul tuleb kujutavast kunstist üks paralleel Kaido Ohem kunagi öelnud, et kuidas see viga kunstis on võib-olla see huvitav asi, et kuidas sa planeerid seda viga, see uus asi, et selle koha pealt küsimus selle pealt, et kuidas sa
mingil määral tuleb seda ette valmistada, genereerid seda meeleseisundit, siis kas pigem nagu mingi kogemuste kogumine või meele tühjaks laskmine siis või nendega mingisugune kombinatsioon? Kahjuks mul ei ole sellist korralikku meetodit ja ma ei tea, kas seda saabki olemas olla, et kuidagi see looming üldse ja kirjutamine igal juhul ta on ikkagi elu saadus ja lihtsalt elad oma elu ja see ei ole ainult sinu elu, see on kõik, mis sulle vastu tuleb ja kes sulle vastu tuleb ja siis ühel hetkel sul on jälle tahtmine kirjutada ja rääkida ja see võib ka kuidagi viisi välja tulla, aga paraku seal ikkagi üldiselt alati, kui raamat saab valmis, siis ma olen kindel, et nüüd on mul meetod käes, nüüd ma oskan, ma niisuguseid raamatuid ma võin kirjutada, ma tean, et läheb see asi edasi ja ma saan veel kirjutada sellest samamoodi. Või ühesõnaga mul justkui ma tean, et nüüd ma võin kohe kirjutada järgmise ja see on väga lihtne. Aga see ei ole üldiselt kunagi õnnestunud. Et ikkagi tuleb mingisugune selline kõrbeteekond vahepeal läbi käia, mis ei pruugi olla nagu elulises mõttes nii hirmus kõrbeteekond, aga kuidagi see kirjutamine nagu täiesti ära unustada kohe. Isegi ta ei unune nii kergesti, aga mingis mõttes ta nagu peab vahepeal ununema. Et siis vahepeal peab nagu elama. Jah, kirjutades ka elad, aga just sellest unustusest sa siis leiad võib-olla selle uue. Sest tegelikult see, mida sa tead juba ja mäletad ja oskad, see kõik on ju vana. See ongi see on see, mis oli. Aga see, mis tõeliselt on uus, sellest ei tea mitte midagi, see tuleb vastu lihtsalt. See läheb ja see tuleb sulle vastu. Aga mis või kes ta on, seda ei tea. Küsin sellist asja seal vabandust. Ja, Lill. Et selles viimases sõnas oli päris lõpupoole üks väga valgustuslik ja teraapiline lõik ja see on umbes niimoodi, et pole mõtet sul kedagi kadestada, sest see, mis seal teiste elus sulle, mida sa seal soovid, et see peegeldab nagu sinu enda soove või nii. Ja siis ma mõtlesin selle üle, et tegelikult see ongi niimoodi ja see on inimesel nagu kõikidel on nagu see probleem, et ma olen nii tore ja et mul peaks nagu paremini minema, aga ometi ei lähe ja näed, nagu ei olegi nii tore ja et kuidas tal läheb nagu paremini. Et kuidas nagu teil sellega on, et vaatlete või olete ka tundnud? Kadedust ikka olen tundnud, muidugi. Kadedus on paratamatus, ma arvan, inimelus ka, aga loomulikult ta on vale või selles mõttes just vale, et me enamasti kadestame kuidagi vale asja või üks on muidugi juba see, et inimesed näitavad meile oma fassaadi ja me ise ka ikkagi mingil määral me kanname mingisugust maski ja meil on mingi fassaad ja igal juhul teised näevad meie elust ju mingisugust väikest osa, mis on nagu nähtav, kus me liigume kuidagi ühiskonnas ja need, kes meid lähemalt tunnevad, need muidugi näevad rohkem. Üldiselt, kui sa tunned inimest väga lähedalt, minu meelest, siis sa teda kunagi ei kadesta. Sa tead siis ka tema nõrkusi, hädasid ja tema neid madalseisusid ja kõike, mis seal kadestada on. Sa tead, et see särav kuju, tead, kes on kuskil avalikkuses, et see on ühel hetkel on ta üks all õnnetuse hunnik ja üldse kõige viletsam inimene maailmas. Et tegelikult loomulikult ei ole üheski elus midagi kadestada, sest need on teiste elud ja nemad elavad neid kõigi omade hädade ja rõõmudega ja sina lihtsalt pead seda oma elukest elama ja tegelikult see on üks harukordne võimalus
ja iga hetk see võidakse sult ära napsata. et hoia sellest ja rõõmusta selle üle ja iga päev, mis sa elad, on tegelikult kingitus, noh, kuigi seda on teinekord raske uskuda, aga see on nii. ja just, et sa elad sellena, kes sa oled. sul ei ole, noh, see on sinu see praegune võimalus, võib-olla tulevad teised elud ja kõik, mis tuleb, seda me ei tea, aga siin praegu on see, jah. No Aivar vist tahtis ka öelda midagi. Natuke hiljem, meil Sõgelis juba ammu tegelikult keeleteave küsimus meetodist, see tuli ka teemaks. Immanuel Kant olevat terve oma elu elanud Königsbergis ja sealt mitte väljas käinud. Aga et Õnnepalu kolib ühest kohast teise, nii et ei jõua nagu järge midagi lugeda. Ja nüüd me oleme ehmatanud jälle, et kuidas on ta Jõgeval, ma ei polnud sellest kuulnudki. Muidu ma arvasin teada, et Tõnu läheb jälle kohta, kus on nagu vähem sagimist, ei ole nii rahvarohke, et Abruka oli seesamune Viljandi. Aga Õnnepalu töötab nüüd ka puukoolis. No ahah, no võtta. Ja siis küsimus meetodist oli see, kas äkki see elukoha vahetuse kolimine ongi su kirjutamise meetod? Ta on kindlasti osa sellest, noh, kirjutamise ja ka ühtlasi elamise meetodist ja noh, mingis mõttes olen ma siiski oma kolimistes väga konservatiivne, et esiteks ma olen siiski kolinud põhiliselt Eesti piires ja noh, Jõgeva ongi juba, no tegelikult juba Viljandi jäi nagu sinna Liivimaa poolele, üldiselt minu siiamaanine elu on kõik väga selline Eestimaa, selle vana jaotuse järgi. Ma olen väga Eestimaa inimene, mu vanemad on mõlemad Eestimaalt, tähendab Viru ja Järvamaalt. Et see Lõuna-Eesti on minu jaoks juba väga suur eksootika, noh Jõgeva jääb sinna nagu natuke piiri peale, aga seal juba natuke see Tartu keel on nagu kuulda veel inimeste suus ja et see on juba väga julge samm selles mõttes üldiselt, no sinna, et ma kuskile Võru või Valgamaal läheksin, seda ma ikkagi ei kujuta ette. Aga noh, lõppude lõpuks ma ei tea, kas see on nii tähtis. See sama hästi oleksin ka võinud jääda sinna kohta, kus ma Hiiumaal elasin kõige kauem, aga sinna ma ei jäänud ja selle noh, mingis mõttes need koduotsingud on ikkagi nagu ühe kaotatud koduotsingud ja ma tean, et ma seda tegelikult ei leia enam, sest seda ei saagi enam leida, aga noh, ma ikkagi otsin ja tegelikult ma olen kõigi nende kohtadega ka rahul olnud ja õnnelik, kui noh, see talvepäevik Palk on üldiselt Viljandil kirjutatud ja seal on palju kurtmist ja kaebamist ja sellist musta meelt, mitte ainult, aga nüüd aasta alguse, aasta esimestel päevadel ma olin mingist lollist tujust, ma võtsin Saamose saarele Kreekasse, üks loomemaja, niisugune koht oli ja läksin sinna, ma ei tahtnudki enam eriti minna, aga ühesõnaga mind tabasid seal enneolematud ja arusaamatud tervisehädad, ma olin täiesti väga vilets, abitu ja täiesti arusaamatuses ja siis mulle meenus see Viljandi veel päeval, mõtlesin just see aeg, kui ma seda Palka kirjutasin, see hirmus talv. Kui õnnelik ma seal olin. Mõtle, ma võisin panna saapad jalga, minna vabalt, paelad kinni siduda, minna välja, kõndida nii kaugele, kui ma tahan, edasi, tagasi, mis siis, et väike saar, see õnnelik aeg. Et jah, ei, kõik kohad on head kohad. Ja eriti, kui ta on sul juba kodu, siis ta on kodu ja sa armastadki teda ja Kas me proovime nüüd püsti tõusta vahepeal ja väiksemates ringides edasi vestelda? Et aitäh Tõnu veel kord. Ja, me saame ju edasi vestelda, et aitäh Tõnule, aitäh Aiale. Nüüd on see moment, kus Liilian võlub välja koogi. Meil on äkist kabinetis uue tule, endiselt on teed kohvi, nii et saame jätkata meeldivat vestlust, aga saame ennast sirutada.
aga aitäh teile tulemast ja kannatamast siin. koos kannatamast jah.